Tšau, parvikassad! Nädal aega on meie poekene lahti olnud ja juba on omajagu muutusi. Kõigepealt see, mis meie lihakülmikutes toimub, on täis äge värk, sellepärast et see Swifti ribi selle hinnaga, seda veel on, seda tuleb veel juurde, ikka selle hinnaga ja seda liigub siit mägede kaupa, et muidkui aga voorib see Vikmani auto edasi-tagasi. Brisketid, kahte sorti on Creekstone, see õige Ameerika lugu on olemas natuke odavam, on austraallane, on veise sisefileed ja nüüd, kui said otsa need veisiribid, mis meil siin olid saadetes ka kasutusel, siis toodi meile need ja öeldi, et need on veel paremad. No, saladuseks ei jää. Ja seda on ka nüüd juba liikunud. Pikanja on olemas, Tomahawki läheb siit sülemitega ja siis lammas, see, mis on meil videotes olnud, ehk siis karree on lambajalg, siis on lambakael, seda on ka siit juba läinud, inimesed teevad sellest šašlõkki. Siis on ristluuvärk, seda ma kutsun kohe varsti onu Priidu rääkima sellest. Mina ei tea, mis asi see on. Ta mulle korra seletas, aga ma olen ikka liiga rumal. Ja siis on meil need krevetid ja kreveti on hästi läinud ja meil on need suured, kooritud suured krevetisabad, mis on siis ei ole keedetud. Ehk siis on õige kraam, saad grillida, normaalne. Ja meil on olemas ka Argentiina variant sellest, mis on punased niimoodi, et neid ei ole keedetud. Ehk siis üliilusad. Aga ma jõuan selleni, mis siin oli ka. Kes ei näinud neid asju? Tõnu Peit tõi meile oma purgid müüki ja neid on juba ka siit hunnikuga läinud. Äkki järgmine nädal või siis see nädal, kui teie vaatate, laseme Tõnul juurde tuua, sellepärast et see nädalavahetus teda ei tohi segada, tal on kohvikute päev. Nii, tarvikute osakonnast puuklotsid väga, või suitsuklotsid siis liiguvad väga hästi. Need on meil kilosed pakid siin ja läheb müünal. Muideks, küsitud palju, äkki keegi ei ole näinud, see 0.28 Inkbirdi puhur on laos tagasi. Loomulikult siin käib põhilahing. Ise ka olen aus, ütlen 7,5 meetrit maitseained ja kastmed mina söönud ei ole ja proovime iga päev siin uusi asju ja teine asi, ahjusid müüme mühinal ja lisavarustus, kusjuures põnev asi, mida näitan. Dreamfire'il on nüüd selline asi, nagu see, mis ta on siis, Shinchirin või kuidas see nimi on, ma praegu tegin lolliks tõenäoliselt seda öeldes välja, aga Dreamfire'i omad ja ülija hinnaga olid äkki 149 € või midagi taolist. Minge vaadake, kes tahab endale seda lauagrilli saada, pluss korralik puust alus ka. Iga päev, peaaegu iga päev, ei kurjame, iga päev ikka anname siin grillile ka hagu ja näed sa siis, meil on siin, oma mees on täitsa puldis, et anname grillile iga päev hagu, et kes poodi tuleb, siis õige lähel oskab poodi tulla, see saab midagi ambusse ka endale kohe ju. Ja õige aeg on see, et kui tunned lõhna. Üle linna. Jube ja nina peab olema. Aga täna on meil siis tiib ja tiiva maitseaine test. On meil Braili Wingman oli selle asja nimi vist. Ja siis proovime sinna Braili kastid ka peale. Belgiast just tulid, need on selle Tom Bertelsi semu tehtud asjad. Siis asjad, mida mina ise kasutan. Ehk siis NanoGo puhastusained ja mis siis alata, see degreaser on see, mida mina kasutan, sest see teeb lihtsalt kõik asjad täiesti puhtaks. On nii ju? Degreaser. Super asi. Jah, uskumatu, kuidas puhtaks teeb. Kodust anti kuri käsk, et oleks kodus ka see olemas, et kui ahi on kodus näiteks. Lased peale, te ise voolab kama maha kõik. Jooksva veega on jube hea, lihtne.
vot nii, aga siis ma näitan teile ühte arendust vähemalt, mis meil on olnud, et meie köök hakkab ilmet võtma vaikselt. Ehk siis meil on köögimööbel mingil määral olemas. Sinna tulevad veinikülmik ja ahi, sinna tuleb pliit ja siia tuleb nõudemesumasin. Aga noh, see kõik on veel poolik, siin on veel kraanikauss ka, sest et siia kuskile peab tulema hiigelkubu, mis aitaks ära tõmmata kõik selle, mis grillidest tuleb. Lihaosakonnast veel. Meil on värsked kaelad kogu aeg. Siis on kintsuliha siin ja meil on Argentiina ribaid. Nagu 2-3 kilo vahel tükid. Saad ise viilutada vaakumisse, mida ei kasuta sügavkülma ja saad sealt järjest võtta. Siuke lugu. Aga tore on see, kogu aeg on keegi poes, kogu aeg keegi saab nõuannet ja me iga päev õpime midagi. Loodetavasti järgmine nädal saame siin minu selja taga oleval terrassil ka midagi ägedat uuendust juba näha ja siis sellest saame omaette movie film hakata tegema, kuidas me Priiduga selle asjaga maadlema hakkame, kui see kohal on. Kuna see on rauas, siis tõenäoliselt võidab. Okidoki, aga me võitleme edasi. Kui sul on midagi vaja, mida sa nägid või mida sa näed meie veebis või sa tead, et sul on grilli asju midagi vaja, siis tule meile külla Pärnu maantee 230/1 esmaspäevast reedeni 10-7 ja laupäeval 10-4 oleme lahti. Tšau, paka!